Vaata seda postitust siin, mis avaldati presidendi Donald Trumpi ametlikul kontol. Donald Trump reageeris maksimaalse jõuga ja asetas Ladina-Ameerika rahvusvaheliste jõukude vastase sõja uude faasi keskmesse. Sel laupäeval, 13. juunil 2026, teatas Ameerika Ühendriikide president, et Lõuna väejuhatus viis läbi sõjalise rünnaku, milles tapeti Hector Hastenford. Guerrero Flores, tuntud kui Niño Guerrero, keda peetakse Tren de Aragua juhiks, see on üks kõige kardetumaid Venezuela jõuke mandril. Operatsioon toimus Venezuela territooriumil. Venezuela võimude koordineerimisel tabati ühe organisatsiooni juhti, keda süüdistatakse narkokaubanduses, väljapressimises, vägivallas, rahapesus ja kuritegeliku tegevuse laiendamises mitmes riigis. Just seal muutub juhtum suuremaks kui lihtsalt sõjaline operatsioon. Valge Maja hoiatab, et terroristidel, kartellidel ja jõuguliidretim ei ole enam tagatud varjupaika ei Venezuelas ega kusagil mujal. Mida käskis Trump teha? Kuidas see operatsioon muudab mängu kartellide vastu Caracases? Caracas. Kuidas ma sulle seda tõike räägin? Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnakus teatas Trump kui kiirest, surmavast ja tema enda poolt otseselt heaks kiidetud tegevusest. Sihtmärgiks oli Niño Guerrero, Tren de Aragua juht, mis on rühmitus, mis sündis Venezuela vanglasüsteemis ja levis kuritegelikel radadel mitmel pool mandril. Rahvusvaheliste uudiste andmetel toimus operatsioon Venezuela Bolivari osariigis, piirkonnas, mida iseloomustab ebaseaduslik kaevandamine, peidupaigad ja relvastatud rühmituste kohalolek. Ameerika Ühendriikide Lõuna väejuhatus osales operatsioonis Ameerika vastuse sõjalise jõuna, samal ajal kui Venezuela võimud tegutsesid luurekoostöö ja kohaliku toetusega. Poliitiline sõnum tuli koos sõjalise mõjuga. Trump soovis näidata, et piiri ei käsitleta enam ainult kui rändeküsimust, vaid kui väravat kuritegelikele organisatsioonidele, mis ületavad riigipiire, kasutavad ära lünki ja ründavad tavalisi kodanikke. Niño Guerrerot ei käsitletud Ameerika võimude poolt kui tavalist kurjategijat. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium oli juba sanktsioneerinud Guerrero ja teised Tren de Aragua juhid seotuse eest narkokaubanduse, inimkaubanduse, väljapressimise ja rahapesuga. Justiitsministeerium oli samuti esitanud tema vastu süüdistused New Yorgis, nimetades seda venezuelalast keskseks tegelaseks vanglakängi muutmisel rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks. Lisaks oli välja pandud kuni $5 miljoni suurune preemia teabe eest, mis viiks tema vahistamiseni. Kui Donald Trump teatas juhi surmast, esitles ta seda tegu kui valimiskampaania ajal antud lubaduse täitmist. Välisriikidest pärit kurjategijate väljasaatmine, kartellide ründamine ja vastuse andmine vägivalla all kannatanud peredele. 2025 aasta veebruaris määratlesid Ameerika Ühendriigid selle rühmituse välismaise terroriorganisatsioonina. See klassifikatsioon avas tee sanktsioonideks, varade külmutamiseks, finantsblokaadiks ja karmimate meetmete kasutamiseks liikmete ja liitlaste vastu. Trump kasutas seda alust, et käsitleda jõuku mitte ainult politseiprobleemina, vaid ka riikliku julgeolekuohuna. Just see muutus seletab, miks Lõuna väejuhatus nüüd pildile kerkib. Valge Maja loogika on lihtne. Kui kartell tegutseb riikide ülesse jõuna, kasutades vägivalda, salakaubavedu ja hajutatud juhtimist, peab ka vastus ületama piire. Venezuela valitsust kuulutatakse selles juhtumis operatsiooni otsese partnerina. See äratab samuti tähelepanu. Aastaid elasid Washington ja Caracas diplomaatilises konfliktis, poliitilistes süüdistustes ja võimuvõitluses. Nüüd esitleti Niño Guerrero surma kui koostöö tulemust Ameerika Ühendriikide ja Venezuela võimude vahel. Venezuela teatas, et nende territooriumil ei olnud Ameerika vägesid, kuid kinnitas koostööd luure, tehnoloogia ja võitlust kuritegelike rühmitustega. Tegelikult näitab operatsioon, et silmitsi sellise ohuga nagu Tren de Aragua võivad isegi varem pingelised suhted muutuda, kui teemaks on liiga suureks kasvanud kuritegeliku struktuuri laiali saatmine. Trumpi jaoks polnud see hoiatus mõeldud ainult ühele Venezuela jõugule, vaid kõigile kartellidele, kes uskusid, et võivad piire ületada ilma tõelist hinda maksmata. Terroriorganisatsioonide juhte jälitatakse kõikjal, kus nad viibivad. Venezuela juhtum on otsene hoiatus Brasiiliale, sest olukord hakkab muutuma sarnaseks.
kõigepealt kasvab üks rühmitus vanglates, haarab territooriumi enda kontrolli alla, loob rahavõrgustiku, ületab piire ja hakkab riigile väljakutset esitama. Seejärel lakkab seda käsitlemast ainult tavalise kuritegevusena ning see jõuab rahvusvahelise julgeoleku tähelepanu alla. Nii juhtus ka Trem de Araguaga, mis sai pärast terroristliku organisatsioonina määratlemist Ameerika Ühendriikide sihtmärgiks. Ja just siin peab Brasiilia vaatama omaenda õuele. PCC ja Comando Vermelho on juba Ameerika Ühendriikide poolt kantud terroristlike organisatsioonide nimekirja ja see muudab mängu kaalukust. See ei ole enam ainult operatsioon favela piirkonnas, juhataja vahistamine või kauba konfiskeerimine. Nüüd tuleb mängu rahaliste vahendite blokeerimine, risk ettevõtetele, kes teevad äri saastunud võrgustikuga, surre pankadele, kütusefirmadele, sadamatele, transpordile ja poliitikutele, kes teesklevad, et ei näe nende rühmituste laienemist. Venezuela näitas, mis juhtub siis, kui jõuk kasvab liiga suureks ja muutub piirkondlikuks ohuks. Brasiilia liigub samas suunas. Kui rühmitused väljuvad vanglatest, hakkavad nad kontrollima linnaosasid, imbuvad kaubandusse, kasutavad varifirmasid ja ilmuvad isegi kütusesektoriga seotud skeemidesse. Erinevus seisneb selles, et nüüd kehtestas Trump uue reegli. Neid, keda koheldakse terroristidena, ei saa enam kaitsta vana bürokraatia, piiride ega suveräänsuse jutuga, mida varem kasutati tegevusetuse varjamiseks. Operatsioon tugevdab ka Lõunakomando rolli. See on Ameerika Ühendriikide sõjaväeüksus, mis vastutab Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna eest ning ilmub nüüd Trumpi strateegia otsese tööriistana võitluses piirkondlike kartellide ja terroristlike organisatsioonidega. See muudab olukorda kuritegelike juhtide jaoks, kes varem lootsid peidukohtadele väljaspool Ameerika Ühendriikide territooriumi. Piir ei ole enam ainus survepunkt. Jaht keskendub nüüd juhtimisele, rahastamisele, marsruutidele, varjupaikadele ja kohalikele liitudele. Trem de Aragua ei tekkinud väikese rühmana. Ta tugevnes vanglas, ehitas üles mõjude võrgu, laienes ebaseaduslikele tegevustele ja hakkas tegutsema väljaspool Venezuela piire. Koostöö Ameerika Ühendriikidega näitab, et surve sellistele organisatsioonidele ei ole enam ainult sisemine probleem. Kui üks rühmitus hakkab mõjutama mitut riiki, põhjustama järjestikuseid kuritegusid, liigutama ebaseaduslikku raha ja esitama väljakutse võimudele, saab sellest rahvusvaheline sihtmärk. Trump, ta püüab seda hetke ära kasutada, kui tõendit oma juhtimisvõimest. Ta lubas sõda kartellide vastu, lubas karmistada piiri, lubas taga ajada välismaiseid kurjategijaid ja nüüd esitleb ta Niño Guerreiro surma. Selle suuna praktilise näitena tahab Valge Maja näidata, et terroristiks kuulutamine polnud lihtsalt Washingtonis allkirjastatud paber. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõe põhjal hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole Lifetali kanal ja vaata lõpus kommentaare. Nii saad olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Wilson Alves.